Tere, armsad vaatajad ja kuulajad. Kõigepealt ma muidugi soovin teile väga ilusat saabuvat õpetajate päeva. Ja see õpetajate päev kindlasti on ju mõeldud mitte ainult õpetajatele, vaid kõigile nendele, kes on kooliga kuidagimoodigi seotud. Olge jätkuvalt rõõmsad ja õnnelikud, et meie võime sellisel ilusal ajal, nagu ka praegu on kuldne sügis, ja meie oma armsal kodumaal ka seda õpetajate päeva tähistada. Tänase minu mõttevahetuse teema on sissejuhatus tegelikult ühele pikemale nii-öelda teema käsitlusele ja selle pealkiri on, et miks erivajadustega laste toetamine ei ole siiamaani olnud piisavalt tulemuslik. Ja seda tänast mõttevahetust või mõtteavaldust ma tahaksin eelkõige suunata nüüd koolidirektoritele ja haridusnõunikele ja HEVKOdele ja tugimeeskondade juhtidele, teistele tugimeeskondade juhtidele, tugispetsialistidele ja aga muidugi ka õpetajatele ja lapsevanematele, kõigile, kes ta vaatavad. Et kuna minu elus on olnud see tugimeeskondade ja tugisüsteemi teema aktuaalne juba 15 aastat, et ükskord 2005, kui ma kohtusin Jaana Vassamaaga Soome instituudi direktoriga tol ajal Eestis ja sain teada esimesi nagu infokilde sellest, mismoodi mujal maailmas on tugisüsteem üles ehitatud ja kuidas Soomes see on juba 70-ndatest olnud süsteemse mõtlemise nagu niisugune süsteemsele mõtlemisele üles ehitatud ja alused on pandud ja selle tõttu hoolimata paljudest probleemidest on siiski võimalik rääkida tulemustest, siis sellest ajast alates olen ma selle valdkonnaga tegelenud. Ja nüüd eelmisel aastal, kui tulevikuhariduse Pirni meeskonnal minul koos Margus Saksaga oli Saaremaa laste ja perede tugikeskuse projekt, siis me jõudsime oma nende mõtetega nii kaugele, et me oleme ka teinud ühed juhendmaterjalid, mis oleks aluseks teistsugusele lähenemisele üldse Eestis, et korjates kokku kõik oma niisugused erinevad killud ja kogemused ja ka Soome kooli ja tugimeeskondade tutvumine nende tegevusega ja paljud raamatud, millest jälle ühte ma tahaksin soovitada, aga eelmine kord vist juba näitasingi, see on nüüd Norra ja põhiliselt Tartu ja teiste LP koolidega tehtud projekti tulemused on siin kirjas ja selle pealkiri on õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs. Ja peale Soome niisuguste kogemuste, teadmiste, mis on ka aluseks meie PGS-i muudatuste tegemisele vähemalt 3 tasandi toetuse korraldamise aspektist või ideest, siis nendele mõtetele on lisandunud ka see praktiline kogemus ja praktiline katsetus hakkama saada selle kohandatud variandiga Eestis. Aga kuna see on mingis mõttes nagu siiski väga tundmatu maailm, mis Eestis ei ole olnud igas koolis, igas omavalitsuses, et lapsekeskselt mõtlemiselt oleksime liikunud süsteemikesksele mõtlemisele toetusprotsesside puhul, siis sellepärast ma tahaksingi täna sellest rääkida. Suhteliselt üldiselt ja katsun rääkida niiviisi, et tõesti saaksime omavahel ka arutatud ja selgeks, mis on siis takistanud seda, et paljude laste puhul nad ei ole saanud oma olukordi paremaks. Et võib olla olukord, kus laps juba lasteaias on teatud probleemidega, ta tuleb kooli ja murdeeaks on need probleemid ja mured ainult süvenenud, mitte ei ole vähenenud
võib-olla on jõudnud olukord sinna, kus laps on hoopis juba koolist väga palju puudub ja õpetajad kõik on suurtes raskustes. Samal ajal tegelevad lapsega sotsiaaltöötajad või perega võivad tegeleda, sest olukorrad on nii keeruliseks läinud. Et miks on see väga tihti esinev nähtus probleemidega laste puhul, et süvenevad mured mitte ei lahene. Ja kuna seda teemat on nii kaua aega, oleme meie koos, aga mina ka üksinda uurinud, palju lugenud, siis minu isikliku arvamuse järgi on meil need vastused siiski olemas. Aga hakkame otsast peale ja mis siis selle tänase mõttevahetuse esimene osa on, siis ma tahaksin kõigepealt rääkidagi nendest konkreetsetest takistustest, nende analüüsist, mida me oleme välja selgitanud ja mis on siis need niisugused põhipõhjused, miks ei saa rääkida tulemuslikkusest. Kõigepealt võibki öelda seda, et esimene väga tähtis takistus ongi see mõtteviisi nagu erinevus. Ütleme, Eestis tavapärase mõtteviisi toetamise, erivajadusega lapse toetamise mõtteviisi süsteemi väga suur erinevus, kui me võtame praegu ainult kas selle Norra LP koolide või Eestis teadaoleva ka niisuguse suhtumise ja mõtteviisi ja selle mõtteviisi, mis Soomes on, et see erinevus on selles, et me jätkuvalt oleme veel lapsekeskse toetuse pakkumise mõtteviisis. Me nii nagu selles Norra raamatus või selles LP pedagoogilise analüüsi ja õppekeskkonna raamatus nimetatakse seda meditsiiniliseks lähenemiseks, kus toetuse nagu selliseks sihtmärgiks on eelkõige laps. Last uuritakse, last jälgitakse, lapsega tehakse individuaalsed õppekavad ja lapsele tehakse käitumise tugikavad, lapsele tehakse rehabilitatsiooniplaanid ja nõustamisplaanid ja temaga tegelevad enamasti üksinda erinevad tugispetsialistid või psühhoterapeudid või psühhiaatrid. Ja see lapse keskpunktiks võtmine tähendab tegelikult seda, et me püüame erivajadustega laste puhul nii-öelda jutumärkides ravida haigust, kuigi ei ole tegemist ei haigusega paljudel juhtudel ega ka mingisuguse häirega paljudel juhtudel, vaid on tegemist nüüd see teine vaatenurk, on see keskkonna mittesobimise vaatenurk sellele lapsele või nendele lastele, kellega koos tema kasvab, areneb, õpib, mängib ja kellega ta koos on klassis või kellega ta koos on kodus, et see kunagi ei ole laps üksinda oma nii-öelda eraldatud hambavalus, kui me räägime meditsiinilist vaatenurka või oma mingisuguse psühhiaatrilise diagnoosiga. Alati on selle lapsega seotud teised inimesed, klassikaaslased, tema õpetaja, hästi suur mõjutegur ja keskpunkt ja loomulikult ka vanemad. Nii et esimene selline takistus ongi, et me ei ole siiamaani üle läinud, piltlikult öeldes, aia hooldamisest ja lootes, et aia hooldamise, aia muutmise puhul ka saab laps oma arengusse nagu tuult ja muredele parandamist. Me ikkagi püüame last lõigata, keerata ja remontida, et äkki midagi juhtub. Ja siis, nii nagu sellest tuntud Krõlovi valmis, et me püüame jätkuvalt muuta ruume, muuta lapse õppimise kohti, muuta siis nagu erinevaid neid tema kaaslasi ja see on selline teine niisugune takistus, et me ei ole saanud aru, et vormilise, kvantitatiivse vormilise lähenemise asemel me peaksime mõtlema, mis on selle toetusprotsessi eesmärgid, mis on üldse võimalik ja vajalik selle lapse kasvukeskkonnas muuta, milliseid suhteid
oleks vaja korrigeerida, milliseid konflikte lahendada, millist positiivset mõju lisada, missuguseid lapse vajadusi ja koos teiste lastega aidata rahuldada, et kõik päike, vesi ja valgus ja kõik see meeldiv toetus oleks olemas. Et see on nagu see teine niisugune takistus, et me püüame lapsi tõsta erinevatesse eriklassidesse, erinevatesse väikeklassidesse ja teistesse koolidesse, nüüd ka koduõppele, aga sisuliselt on tegemist olukorraga, kus me muudame istumiskohta, aga me ei ole midagi põhimõtteliselt teisiti teinud. Ja kahjuks on see väga kurb ka tegelikult öelda, et juba 2 aastat tagasi, 2018 alguses tulid ju välja põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatused, kus on ka väga selgelt tegelikult öeldud, et erivajadustega laste puhul on äärmiselt oluline kohandada seda keskkonda just selle konkreetse lapsele sobivaks. Aga me jätkuvalt läheneme lapse kaudu ja saadame last nõustamisele üksinda võib-olla sellest klassist ja koolist hoopis välja kusagile kaugele, mitte ei analüüsi seda, mis sellel lapsel nagu seal koolis ja klassis ja õpetajatega ja kaaslastega või õppimisprotsessis üldse toimub. Kolmandaks selliseks põhitakistuseks on jätkuvalt seesama üksinduse või üksinda tegutsemise nagu teema. Me oleme tõesti, me oleme olukorras, kus meil on väga vähe tugispetsialiste. On omavalitsusi, kus ei ole aastakümneid olnud psühholoogi. Ma väga vabandan, ma ei oska oma videot veel lõigata, aga see on ka nagu tuleviku vajadus ära õppida, nii et tuleme uuesti selle alustatud mõtte juurde, et see üksinda istumine tugispetsialistidega samamoodi. Aastakümneid, mina koolipsühholoogina olen kaua aega ka töötanud ja õpetajana ja hariduspsühholoogina. Aastakümneid on olnud olukord vähemalt psühholoogia valdkonnas või koolipsühholoogide puhul nii, et kui klassis toimub mingisugune arusaamatus, keegi laps, erivajadusega laps, kas siis on tegemist käitumishäirega või midagi on juhtunud, siis psühholoog tavaliselt tegeleb temaga üksinda. Õpetaja saadab ta tihtipeale klassist välja ja õnneks muidugi saadab välja psühholoogi kabinetti ja on õnneks, kui selles koolis on üldse psühholoog olemas. Ja see psühholoog tegelikult toimetab niimoodi õpetaja palvel, et ta kuidagimoodi rahustab selle lapse maha ja siis saab jälle õpetaja jätkata. Õnneks on ka koole. Ma tean seda, kus on olemas tugimeeskonnad, kus enam päris selliselt üksinda toimetamist ainult ei toimu. Aga näiteks sotsiaalpedagoogi puhul või eripedagoogi puhul on samamoodi ikkagi väga suur osa praktikast selline, kus eripedagoog või sotsiaalpedagoog lihtsalt sellepärast toimetab üksinda, et on nii palju tööd. Kui suure kooliga on tegemist, siis sotsiaalpedagoogil võib olla igal päeval lahendada ainult puudujate suure hulga laste põhjusi, miks nad puuduvad. Või seal väga paljud erinevad nagu arusaamatused vahetunnis või väga palju on tööd. Ja selle tõttu ongi olnud siiamaani kogu aeg arvamus, et me suudame suurema hulga laste toetamisega toime tulla, kui need tugimeeskonna või tugispetsialistid toimetavad üksinda. See on ka põhjus, mille pärast väga paljudes omavalitsustes on küsimus number 1 see, et kus me saaksime lisaks veel tugispetsialiste. Tõesti, ma olen absoluutselt sellega väga nõus. Peaks olema ühes 100 õpilasega koolis täis tugimeeskond, täis kohaga tööl ja siis on ka palju tööd, sest on
vaja toetada õpetajaid eelkõige, analüüsida laste probleeme, teha otsuseid, teha toetusplaane ja kuna iga erivajadusega lapse puhul mitte ainult väljapaistva probleemiga, vaid iga ka andeka lapse puhul, kes on ka erivajadusega. Väga keeruliste klasside puhul on samamoodi vaja neid tugimeeskonda nagu tegutsemas, siis sellest nagu ütleme miinimumprogrammist, kus iga 100 inimesega lapsega koolis on täis tugimeeskond, siis seda tõenäoliselt lähiaastakümnetelgi ei hakka olema. Kui praegu tänasel hetkel on olemas omavalitsusi, kus on väga palju tugispetsialiste puudu ja nii-öelda ise oma põlve otsas mõeldakse välja, õpetaja on sunnitud välja mõtlema nagu viise ja võimalusi, kuidas toime tulla ja rääkimata lasteaedadest, siis ei ole mingisugust imenippi, et lähiajal me võime ja suudame nagu seda tugispetsialistide hulka niisugusel kujul suurendada, et vajadused on kaetud. Ainus järeldus on siit ju see, et tuleb muuta süsteemi. Ja olin väga üllatatud, kui me alustasime Jaana Vasamaaga, kes on eripedagoogist doktor, töötanud Soomes ka koolijuhina. Kui me alustasime temaga koos neid koolitusi 12 aastat tagasi ka Eestis mitmes omavalitsuses, siis tema ütles, et nende Soome üleminek niisugusele õpilashooldo, tol ajal nimetati seda õpilasabi, eesti keeles kasutasime seda sõna, sellele süsteemile, kus ei tegutse üksikud tugispetsialistid ega õpetaja ei pea üksinda hakkama saama, vaid on tegemist koolis 2 erineva meeskonnaga, väiksemas koolis 1 meeskonnaga, kus 1 meeskonna osa eesmärk on siis kooli heaolu, organisatsiooni kui terviku heaolu, nagu meetmete rakendamine ja teise osa siis asjatundjate nagu tugimeeskonna osa on siis need probleemsed lapsed, erivajadustega lapsed. Ja tema, mida ma tahtsin tegelikult rõhutada, tema see niisugune põhiseisukoht oli, et Soome tegi selle muutuse riiklikult niisugusel kujul koolidele kohustuslikuks, kuna see hoidis kokku raha, mida riigil ei olnud, selleks, et kuidagi teistmoodi korraldada olukorda, et kõik lapsed saaksid toetatud. Küsimus ei ole mitte niivõrd inimeste hulgas, kuivõrd selles, milline on see süsteem, kuidas need inimesed on tööle rakendatud, kuidas moodi nad toimivad, kuidas moodi on see lapse toetusprotsess, klassi toetusprotsess, kooli kui organisatsioonis korraldatava erivajadustega laste tugisüsteemi ülesehitus nagu korda tehtud või muudetud. Ja see üksinda tegutsemise või ütleme niisugune ka sellele võib lisanduda veel koolist väljas analüüsimise, diagnooside panemise, testide tegemise nagu praktika, et laps saadetakse üksinda vanemaga kusagile Rajaleidja või kellegi koolist väljas oleva spetsialisti kabinetti ja et siis seal leida need meetmed ja leida need sekkumisvõtted, kuidas seda last aidata, et kui probleem on klassiruumis koos teiste lastega, koos õpetajaga, siis ühes vaikses meeldivas kabinetis ei saa seda probleemi nagu lõpuni lahendada. Nii et see üksinda ühe spetsialisti kaudu lapsele nii-öelda jutumärkides diagnoosi panemine on tõesti hädavajalik niisuguste tõsiste psühhiaatriliste vaimse tervise haigustega, häiretega seotult, aga enamus meie õpetajate toimetuleku ja tööstressi ja laste elu on seotud nende üksikute lastega, kellel ei ole, või nende paljude lastega, 30% lastega, nagu uuringud näitavad, kellel ei ole diagnoose, aga on mured, õpiraskused, käitumisraskused ja toimetulekuraskused koolis
kui sellises. Kas või selle lihtsa vaatenurga alt, et ma ei taha kooli minna ja kool on minu jaoks lapsele, perele väga suur stressipaik. Ja viimaseks siis, mis takistus veel ma tahaksin välja tuua, on see, et püütakse leida nippide, üksikute meetmetega, üksikute niisuguste juhtumite lahendustega nii-öelda etapi või lühiajalisi lahendusi. Ja need lühiajalised lahendused on kogemuse pealt, need on enamasti ilma professionaalse analüüsi ja tugimeeskonna niisuguse süsteemse kaardistamise ja lapse keskkonna analüüsi ei tehta ja lihtsalt nii-öelda kasutatakse mingeid nippe või üksikmeetmeid. Võib-olla koolitusel on seal kuuldud, et näiteks, et seal käitumishäirega lapsel on parem, kui temale teha käitumise tugikava ja ta hakkab iga nädalas või päevas korra iga tunni järgi andma allkirja või õpetaja annab allkirja tema käitumise tugi niisuguse jälgimislehele, et ta on selles tunnis olnud korralik ja see niisugune praktika, seda tüüpi praktika, kus mingit tippi kasutatakse lahenduse leidmiseks, seda tüüpi praktika ei too pikaajalisi tulemusi, mis puudutavad siis nagu õppimise edenemist ja eriti vaimset tervist lapse puhul või tema olemasolevate probleemide lahendamist. Ja mis siis veel oleks, mida ma tahaks nüüd selle takistuste teema lõpetuseks öelda, et kui ei ole süsteemset lähenemist kõigele sellele erivajadustega laste toetusprotsessile, siis loomulikult ei ole ju rääkida vajalik ja võimalik ka tulemuste saavutamisest. Ja nii kurb see ka, kui see ka ei ole, ma ütleme nii, et ei ole mitte kaua aega teadnud seda, et väga tihti on olukord, kus omavalitsustes ei ole mingisugust täpset ülevaadet ei selle kohta, millised on erivajadustega laste nagu probleemid, mis täpselt on siis nende laste toetusprotsessi puhul otsustatud, milliseid meetmeid plaanipäraselt ja tugimeeskonna nõustamisel, juhendite olemasolul hakkavad õpetajad, ka lapsevanemad, teised lapsega seotud inimesed, osapooled nagu plaanipäraselt teoks tegema. Ja kui seda informatsiooni ei ole, siis võib olla, et aastaid on omavalitsused lihtsalt jaganud koolide küsimise peale tugiisikute jaoks raha, on jagatud raha tegelikult omamata ettekujutust, mis on siis see, mida tehes lapse olukord paraneb. Ja loomulikult omavalitsustes ei ole sellist ettevalmistust. Võin tuua näite Soome praktikast omavalitsustega, kus on iga omavalitsuse juures selline arendusrühm parimatest spetsialistidest, kes tegelevad erivajadustega lastega, et selle rühma nagu omavahelise arutelu tulemusena tehakse otsuseid kogu omavalitsuse süsteemse toetusprotsesside ja koolide ja lasteaedade nagu nii-öelda arendustegevusega seoses. Et siis sellisel juhul see arendusrühm annab ka nõu nüüd omavalitsuse juhtidele, kuidas moodi täpselt ja mille eest ja millega seoses toetada nüüd koole. Ja võiks välja tuua, kui te keegi olete kokku puutunud tugiisikutega, siis ma pean ütlema, et mitte ainult küsimus ei ole selles psühholoogilise vaatenurga alt tugiisikute enda elu saatuses, kus nemad tihtipeale saadetakse siis kooli tööle või lasteaeda tööle ilma põhjaliku ettevalmistuseta. On olnud ju praktika eelmistel aastatel, ma ei tea, täna ei ole see vist nii enam aktuaalne, kus inimesed, kellel ei ole tööd, leiavad siis ajutist tööd või ütleme niisugust juhuslikku tööd lasteaedade või koolide
juures erivajadustega laste tugiisikutega. Ei ole mingisugust ettevalmistust enamasti ja kõige rohkem ei ole seda koha peal olevat personaalselt selle lapse ja selle tugiisiku koos eksisteerimiseks vajalikku psühholoogilist nõustamist. Ja selle tõttu võib olla olukordi, kus laps, kes on juba lasteaias pidanud nagu kohanema ja loobuma jälle mitmetest tugiisikutest, kes laps kaotab usalduse selle suhtes, et üks täiskasvanud inimene, kes temale peaks nagu toeks olema, võiks teda üldse aidata tema enda muredes, aidata teda taltsutada enda vihahooge või aidata teda nagu paremini hääldada sõnu või lapse nagu niisugune usaldus täiskasvanute abi suhtes tänu tugiisikute niisugusele oskamatusele ja pidevale vahetumisele rikub ära lapse nagu võimaluse loota, et ta saab abi. Nii et selles mõttes on ka omavalitsused nagu raskes olukorras, et neil ei ole olnud piisavalt oskusteavet, et ka seda protsessi nagu, mis koolides või lasteaedades toimub erivajadusega laste toetuseks, algusest lõpuni jälgida, toetada ja siis ka tulemusi analüüsida. Et see, et võib olla omavalitsus, kus ei ole erivajadustega laste kohta piisavalt niisugust materjali, et nad teaksid, milles on probleem ja kuhu see laps võiks siis oma positiivsete tulemustega jõuda, et seda informatsiooni ei ole, siis järelikult ei saa olla ka teadliku lapse toetusprotsessi. Ja tänase selle sissejuhatava mõtteavalduse lõpuks ma lihtsalt tahaksin korraks pilgu peale teil lubada vaadata meie juhendmaterjalidest tulevikuhariduse Pirn meeskonna juhendmaterjalist, mida me koos Margus Saksaga oleme teinud, mis puudutab laste toetusprotsessi kirjeldust ja sellest ma hakkan järgmisel korral pikemalt rääkima, võib-olla lisades siia veel nagu siis teisi niisuguseid väga olulisi asju. Aga mis on siin selle toetusprotsessi puhul väga oluline, millest ma täna ka rääkisin, et ei analüüsitaks. Info kogumine on esimene etapp ja et info kogumine ei ole ainult lapse kohta, vaid eelkõige just last ümbritseva keskkonna kohta. Õpetaja, kes on koolikeskkonna kõige olulisem mõjutegur lapsele, klassikaaslased, tema kodu, tema vanemad, tema sõbrad ja huvitegevused, et see kõik tegelikult on lapse kujunemiskeskkond ja see niisugune võimalus üldse last plaanipäraselt, eesmärgipäraselt ja sihipäraselt toetada seda toetusprotsessi algusest lõpuni läbi viia on seotud nüüd kõige paremal moel lasteaia või kooliga ja isegi kui siin ei ole seda täistugimeeskonda, psühholoog, pedagoog, sotsiaalpedagoog ja logopeed, et koolis ei peagi ka logopeedi olema, aga et on nii-öelda alternatiivne tugimeeskond, kus siis on mõni kogenud õpetaja, koolijuht, et on olemas meeskond, kes väga eesmärgipäraselt kogub seda infot lapse keskkonna ja lapse enda toimetulekuga selle keskkonnaga seoses ja need iga selline spetsialist, iga tugimeeskonna inimene annab oma sõltumatu arusaamise, see multidistsiplinaarne lähenemine, mida siis see tugimeeskond sellele lapse arengu- ja kasvukeskkonnale ja lapsele nagu läbi viib, et saada piisavalt informatsiooni, et need meeskonnas siis otsustatakse ja pannakse paika ka eesmärgid ja toetusplaan ja siis sellest lähtudes alles edasi hakatakse läbi mõtlema ja kui plaan on läbi kokku nagu nii-öelda lepitud ja eesmärgid, et mida selle lapse järgmise etapi jooksul peaks tegema, siis on võimalik sellel tugimeeskonnal nii-öelda ühest otsusest ja ühest informatsioonist lähtudes nõustada ja anda juhiseid kõigepealt õpetajale.
sellepärast et õpetaja on selle otsuste ja plaani teoks tegija number 1 ja klassijuhataja, õpetajad peaksid olema saanud sellised juhised, mis on siis multidistsiplinaarselt kokku pandud, aga ka vanemad on need koostööpartnerid. Samal ajal on siis ka vaja võib-olla klassikaaslasi kuidagimoodi ja klassi hoopis teistmoodi nagu hakata juhendama ja seda toimetama seal näiteks kiusamise puhul või kui on lapsel enda näiteks sotsiaalsed oskused on probleemiks, siis loomulikult on ka teda vaja nagu nii-öelda juhendada ja võib-olla õpetada eripedagoogi poolt, samuti ja logopeedi poolt. Ja väga oluline on see, et teatud niisuguse kindla etapi järgi toimub samasugune multiprofessionaalne analüüs ja analüüsitakse, et kuhu siis eesmärgist lähtudes on jõutud, milliseid tulemusi on saavutatud ja kui siis see analüüs on tehtud, siis koos meeskonnana võetakse vastu uus plaan, uued meetmed ja uued lähenemised, et laps ja teda ümbritsevad inimesed, kes temaga suhtlevad, saaksid siis liikuda korrigeeritud eesmärkide suunas ja kasutades nüüd vajalikke meetmeid. Aga läheme järgmisel korral selle lapse toetusprotsessi nagu teemaga edasi ja vaatame siis erinevaid neid nii-öelda tähtsaid mõjutegureid, et seda toetusprotsessi võiks saada rakendama hakata. Ja ma palun teid, enne kui ma ütlen veel lõpuks häid sõnu õpetajate päevaks, palun teid, et kui teie vaatate seda tänast videoloengut ja te saate aru, et siin on midagi kasulikku teie kooli või teie lapse kooli jaoks, siis viidake seda ka oma koolijuhtidele ja õppejuhatajale, sellepärast et praegusel momendil ei ole ka meie tulevikuhariduse Pirni juhendmaterjale niiviisi saada vabalt, et saaks veel lisaks lugeda, aga see, mida lugeda, see ka on selles minu käsiraamatus olemas osavõtliku kooli peatüki all. Soovin teile väga ilusat õpetajate päeva, ilusat kuldset sügist ja kõike head. Olge väga hoitud.